Praegu on nii, et Riigikogu liikmed pääsevad pärast valituks saamist automaatselt ligi riigisaladustele. Nüüd on sotsiaaldemokraatidel aga tekkinud küsimus, kas ikka kõik saadikud vääriksid sellist teadmist. Ma arvan, et rahva mandaat ei peaks olema aluseks sellele, et kas sa siis oled usaldusväärne ka saladuste mõttes või mitte. Et Eesti rahvas loomulikult võib kõiki valida ja kõiki toetada, aga lõpuks julgeolek ja nende sidemete uurimine ja kindlaks tegemine on kaitsepolitsei või välisluure ameti ülesanne, sest need tihtilugu on varjatud. Ja meil on olnud kahtlusi, et näiteks ma julgeks öelda, et Varro Vooglaiu seisukohad on ette jäänud ka teistele erakondadele. Sotsiaalmeedias ringleb Reformi noorteklipp. Kas seda ütles Varro või Putin? Venemaa on liikunud aeglaselt, et tsiviilisikud saaksid evakueeruda. Kõlab nagu Putin. Vale vastus, seda ütles Varro Vooglaid. Varro Vooglaiule me teatasime, et soovime sel teemalla rääkida, aga ta ei pidanud vajalikuks anda intervjuud. Tema keeldumise meile vahendas Anti Poolamets. Ma ise kuulsin ka sellest totrusest ja siis mul tuli natuke humoorikas mõte, et äkki teeks spetsiaalse eelnõu, et kõik, kes on kahtlast Vene raha saanud, need võiksid siis tõesti olla eritähelepanu all või saadiku kohast loobuda, nagu Raimond Kaljulaid, kes sai Vene krüptoärimeeste raha. Rahva arvates võiks siiski võtta mõnelt saadikult võimaluse Eesti saladusi teada. Kas teie arvates on hetkel Riigikogus inimesi, kellele ei tohiks usaldada riigi saladusi? On EKRE on kõige osa on seal sellised kahele poole kõikuvad. Tunduvad ebausaldusväärsed? Jah. Aga mida nad teinud on näiteks, miks nad teile tunduvad ebausaldusväärsed? Liiga naabri sõbralikud. Riigikogu esimees Lauri Hussar lohutab neid, et Riigikogu liikmed saavad automaatselt ligi ainult madalama taseme saladustele. Riigikogu liikmetel tõepoolest selline õigus on, et selline laiem riigisaladuse luba neile ka laieneb, aga kui me vaatame nüüd nagu sellist rangemat reeglistikku, siis näiteks NATO saladuste luba vajab kindlasti taotlemist. Aga selle NATO saladusega on üllatav pööre. Antud juhul on meil riigikaitsekomisjonis olukord, kus on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige, kes ei ole seda luba taotlenud ja iga kord, kui vastava salastatusega teemasid arutatakse, inimene peab lahkuma saalist. Selleks EKRE liikmeks on Anti Poolamets. Tema väitel poleks tal probleemi seda luba saada, aga loa saamiseks tuleks vestelda kaitsepolitseiga ja seda ei tee Anti Poolamets põhimõtteliselt. Mina tuletan meelde abielureferendumi läbikukutamist. Ehk siis see oli prokuratuuri ja kaitsepolitsei sekkumine poliitikasse. Ning sellistele asutustele NATO saladuste lugemiseks oma saladusi ta rääkida ei taha. Vaadatakse läbi, ma ei tea, 15 aasta pangaarved, kellega sa oled rääkinud, millised on sinu poliitilised sõbrad Eestis näiteks, et see on väga nii-öelda siis privaatne andmestik inimestele. Tõsi, Lauri Hussari väitel on EKRE Riigikogu juhatusele lubanud Poolametsa asendada riigikaitsekomisjonis saadikuga, kes tohib olla kõikidel koosolekutel.